Torelite suvepäevade viimasele kontserdile. Rõõm on teid siin nii palju näha ja natukene läheb veel aega. Vabandame sellest, aga varsti hakkab kontsert pihta. Soovin teile enda poolt siis head kontserdielamust ning head ilusat suvepäeva jätku. Kohe alustame. Armsad kuulajad minu poolt ka siis ja Tartu ja Väntoreli poolt ning Väntorelite suvepäevade poolt. Tere tulemast lõpukontserdile. Ma pean ütlema, et need 3 päeva, mis Väntoreli mängijad Euroopast on siin Tartus olnud, on olnud väga toredad, meeleolukad, meeldejäävad. Tänan kõiki, kes on varem olnud, kes on tänasel kontserdil. Meil on olnud tore ja loodan, et ka teil. Ja soovin siis tänada veel kord meie toetajaid, tänu kellele me saame siin kontserte läbi viia. See on siis MTÜ Tartu Ratsakool, siis Tartu linnavalitsus, kes on andnud meile loa siin niimoodi esineda ja palunud jälgida kõiki praeguse aja piiranguid ja kitsendusi, et siis te ise vast ka juba teate, et kes teil on tuttav, kes on oma inimene, aga kui võõra inimesega, siis ikka nii paarimeetrine vahekaugus. Ja siis kõik muud need ohutusnõuded. Ja siis veel Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium. Et sellised on siis olnud meie toetajad. Ja thank you, dear participants, for giving to people in Tartu so much joy and positive energy. We have been 3 enjoyable days with great moments, music, friendship and good weather. Thank you for your support and hope to meet in future. Thank you and stay healthy. We are pleased. I hope that we can start. Yes. Nii, nüüd oleme me siin kõik kokku kogunenud ja alustame siis. Esimene on Tartu Väntorel ja praegu koosseisus siis Ingrid Kalev, kes mängib Väntorelit ja räägib ka siin vahepeal natukene juttu ning Joonas siis laulab. Joonas on bariton. Meie alustame siis niisuguse väga kodumaise lauluga, nimelt siis Kodumaa. Kas tunned maanis Peipsi rannalt, käib Läänemere kallale ja Muunamäe metsalt muurult käib lahke Soome lahele. See on see maa, kus minu häll kord kiitus ja mu isarel, sest laulgem nüüd ja ikka ka. See ilus maa on minu
aitäh, Joonas. Ja nüüd siis me jätkaksime kohe järjest, et see oli nüüd niisugune pidulik sissejuhatus meie lõpetamise üritusele. Natukene kahju on ja aga samas jälle tore ka, et me oleme saanud nii ilusa ilmaga need kontserdid ära pidada. Ja siis järgmine oleks meie Eesti teine aktiivne orelimängija. Meil ongi väga vähe neid pille. Et meie oleme siis Tartus, siin Tartu Väntorel ja Georg Jüriaadu on tulnud Tallinnast. Tema ei luba öelda Tallinnast, ja juba protest tuleb. Tema on Nõmmelt. Ja tema siis aasta tagasi muretses endale Stüberväntoreli. See on Berliini pill ning palun, Georg, mängi siis meile lõpukontserdi lugu. Ma mängin teile ühe põhjamaise loo ja ainukese ABBA repertuaarist instrumentaaloo. Ja meie järgmine esineja on siis Saksamaalt. Tema on päris kaugelt Lõuna-Saksamaalt. Hans-Günther Hoppe. Ja see reis siia on olnud väga pikk, aga Hans on väga suur reisimees. Ta on käinud peaaegu terve maailma läbi. Nii palju, kui mina tema Facebooki piltidelt olen näinud Okeaanias ja igal pool Euroopas. Ja siia tema tuli ka oma sellise Väntoreli bussiga, võib nii öelda. Palun, Hans-Günther.
ja on juba lõuna, on aeg ärgata, et see kontsert on nüüd lõpukontsert ja ega see ei tähenda mitte midagi sellist kurba ja koledat, et olete oodatud ikkagi kaasa plaksutama, kaasa liikuma, kaasa laulma ja palun ärge sealt päris tugeva või selle otsese päikese käes ka olge täna väga tugev, lihtsalt loojale väga vist meeldib see, mida siin tehakse ja ta ka pingutab kõigest väest. Ja kellel on joogijänu, hakkab piinama. Te saate minna, lubati botaanikaaiast, administraator lubas, et seal on see veeaparaat ja saab sealt võtta siis endale topsikuga kaasa ja siia tagasi tulla. Nii, aga meie järgmine mängija on siis Markku. Markku Karvonen on meil Soomest külaline juba 3. aastat siin Väntorelite suvepäevadel Tartus ja varem on ta olnud siis nagu üle rahvusvahelistel Väntorelite festivalidel, mida me siin Tartu poolt organiseerinud ei ole, aga mis on Eestimaa peal toimunud. Nüüd Markku, please. Nii, ilus väike öömuusika Mozartilt.
No nii, nüüd te võite küll öelda või mõelda, et mis need Vantorellite suvepäevad seal nüüd siis sokivad, et üks käsib üles ärgata ja teine mängib väikest öömuusikat. Aga läheme edasi ja meie järgmine esineja on siis Saksamaalt, tema nimi on Monika. Naismängijaid on üsna vähe Vantorelli mängijate seas. No miks see nüüd nii on, kes seda teab, võib-olla ajalooliselt mehed rohkem mänginud, aga võib-olla ka sellepärast, et need pillid on päris rasked. Ja no näiteks Adelberdi orel, mis on kontsertorel, korralik mitme registriga, kaalub 50 kilogrammi. Need väiksemad orelid, no ütleme näiteks minu orel, et see on siin peaaegu 15 kilogrammi. Seda ikka annab transportida. Aga nüüd on siis järg Monika käes. Väga šarmantne naisterahvas Saksamaalt, Lõuna-Saksamaalt jälle, kes teeb oma debüüt esinemist meil siin Tartus. Palun, Monika, please. Väga ilus oli. Aitäh, Monika. Thank you very much. Nüüd mängib meile järgmine külaline Soomest, Risto Laitala ja Sari on tulnud meile siis Soomest ja samuti juba mitmendat korda külastavad meie Vantorellite suvepäevi Tartus. Ja no me oleme kõvasti teinud tööd 3 päeva. Ja sellepärast täna hommikusel kontserdil Risto pill läks katki. Ja tema esineb nüüd Marku instrumendil. Ning palun, Risto. Wedding Mars. Ja, pulmamarss.
ei ole, siis tuleb kohe selline märguanne, et Bändtoreli muusika on selline lahe ja tore muusika ja see mäng on selline hästi tervislik ja rõõmus tegevus ning Bändtorelid tihtipeale viivad inimesi kokku ja aitavad neil koos püsida. Nimelt siis Risto ja Sari on abikaasad ja abikaasad on veel Monika ja Karl Heinz. Nii järgmine ongi siis Karl Heinz Saksamaalt. Palun. Aitäh, Karl Heinz. Ja nüüd on siis teine Karl, kes meil on. Väga populaarne nimi meil Bändtoreli mängijate seas. Tema on samuti siis Saksamaalt ja niisugusest linnast, mida nimetatakse Waldkirsiks. Waldkirs on Bändtoreli ehituse poolest üks väga tuntud linn Saksamaal ja seal on tervelt neli Bändtorelite meistrit. Üks on selline suurem factory või suurem tehas, aga teised on väikesed sellised paariinimeselised. Nii et seal ehitatakse siis Bändtoreleid ja Karlil on üks oma linnatoodang kaasas. Et tema mängib siis sellist Waldkirsis valmistatud Jägerbrümmer orelit. Ja tema on siis ainukene Waldkirsi elukutseline Bändtoreli mängija. Palun.
aitate meie orellimängijatel siis kaasa mängida. Aga pillid jah, on üsna niisugused tundlikud pillid, et kindlasti tähelepanelikumad teist märkasid, et ma püüdsin ka vahepeal toppida oma pilli siia selle varju alla. Et ega nad väga ei kannata sellist suurt temperatuuri muutust. Aga järgmine esineja meil oleks meie väga populaarseks ennast mänginud Adelbert. Ja Adelbert tuleb meil Saksamaal. Ja ma vist tahab öelda ka mõnda sõna. Adelbert, would you like to? Okay. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Sah bei der Schatten, sah wie einer aus, dass wir so lieb uns hatten, da sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie blasen Zapfenstreich, es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komme gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne wollt mit dir gehen, mit dir Lili Marleen, mit dir Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, all Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir Lili Marleen, mit dir Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir Lili Marleen, mit dir Lili Marleen. See on üks ilusamaid armastuslaule maailmas. Nii, aitäh Adelbertile. Kuulsite ehtsas saksa esituses siis saksa sõdurpoiste lahkumislaulu Lili Marleen. Tundub, et Adelberti on need lahkumismeeleolud ikkagi väga tõsiselt vallanud, aga ta siiski ei pääse oma põhitegevusest. Me palume temalt tema väga toredal kontsertorelil siis ühte pala mängida ka. Adelbert ei ole üksi ja näete, et tal on kaasas ka tema sõber ja truu kaaslane. Kui Adelbert selle nime mulle esimest korda ütles, siis ma arvasin, et tegu on Adelberti abikaasaga. Aga ja see oli hoopis tema sõbra nimi, Bella Berta. Nii et Bella Berta, olge lahked ja teeme aplausi. Väga kannatlik kutsa. Nii, ja Adelbert, please, play us too.
Aitäh Adelberdile. No nii, nüüd on meil jäänud siis veel üks ring. Et nüüd me vist tunnete meid juba päris terve selle ulatuses, nagu me siin teie ees seisame. Ja palun, Hans Günther, veel kaugelt Saksamaalt, suur rännumees, peaaegu et Austria piiri lähedalt. Ja siis palun, Hans Günther, üks lugu veel.
Aitäh, Hans Günther. Kvantorei mängijad on väga toredad inimesed. Me siin 3 päevaga oleme täiesti üksteisega ära harjunud ja nagu näete, isegi üksteise mõtteid juba oskame lugeda. Nii et see oli siis Straussi valss. Ja edasi on Marku, kes tuli Soomest meil ja tema mängib meile järgmise loo. Please, Marku. Aha, ja midagi prantsuspärast. Veel üks pala siis. Kumb mängib? Aha. Ja mängib jälle Monika siis. Please. No näete, see on, et lased naisterahva ligi ja pärast ainult vahetad rulle. Siis järgmine on meil Karl Valdkirs. Ja palun. You will be next. Next.
No nii, Karl mängis jälle päikse välja meil. Ja nüüd on siis eellõpusõna või kuidas seda öelda, et eelviimane pala tuleb meie kontserdil Adelberdilt, just. Please, Adelbert, we will wait.
sellega tahtis Adelbert öelda meile kõigile, et kuigi meie kontsert hakkab läbi saama, hakkavad läbi saama Vältoralite suvepäevad Tartus, siis kõik pole veel läbi ja rokime edasi. Aga nüüd tuleb siis tõesti viimane lugu ja siis meil tulevad veel tänusõnad kõikidele osalejatele. Ja viimane lugu on siis Tartu Väntoralilt. Joonas Käsper laulab ja mina siis püüan saata Väntoralil. See on üks Eestis väga tuntud laul seal, kus ahus voolab jõgi. Tegemist on tegelikult Portugali rahvaviisiga, aga kuna selle laulis eestlaste südamesse Artur Rinne, siis oleme seda harjunud päris omaks pidama. Ja kuna me alustasime Raekoja platsis 3 päeva tagasi lauluga Toomemägi, mis on üks Tartu sümbolitest, siis Emajõgi on kindlasti teine ja pühendame siis selle laulu teile kõigile, meie linnale. Olge te tänatud ja kaunist päikeselist päeva, head tervist! Seal, kus jõgi ahus voolab, on mu kodupaik nii armas, nagu aetes kauni lilli, nagu kuldne paradiis. Oh, mu kodu, kallis kodu, minust õnne täis mu linn. Sa mu iha, sa mu lootus, oh kui kallis, kui kaunis sa. Haljalehes tikkus üles, puhkab kodus õnne uimas, läbi joovas tava õhu, levib magus lillelõhn. Oh, mu kodu, kallis kodu, sinust õnne täis mu linn. Sa mu iha, sa mu lootus, oh kui kallis, kui kaunis sa. Väike küülakink ja oja, armsad mulle olete. Isa kodu sünnimaja, millal teda näha saan. Oh, mu kodu, kallis kodu, sinust õnne täis mu linn. Sa mu iha, sa mu lootus, oh kui kallis, kui kaunis sa. Tahaksin veel kord ma näha, ent su ilus joovastada. Sinu päikserajal käia, kord su mullas puhata. Oh, mu kodu, kallis kodu, sinust õnne täis mu linn. Sa mu iha, sa mu lootus, oh kui kallis, kui kaunis sa. Nii, ja nüüd siis me tänaksime kõiki, kes on siin selles protsessis osalenud. Kõigepealt ma tahan tänada Meelist. Meelis on olnud algusest peale kogu aeg siin minuga kaasas ja minust ees. Kõik reklaam, mis on jõudnud teieni, on tänu temale tulnud ja ma tahaks väga teda selle suure töö eest tänada. Ma vaatan, et on juba näost hall, aga kogu aeg osaleb igal kontserdil ja teeb neist ka kauneid pilte. Aitäh sulle, Meelis! Ja veel ma tahan tänada siis MTÜ Tartu Ratsakool ning ma tahan tänada tänase heli ja kõikide möödunud päevade heli eest niisugust firmat nagu Ehast Koiduni ja meie toredat asjalikku helimeest Andre vist ei olnud. Sorry.
Tauno. Tauno ja aitäh sulle, Tauno. Ole sa tänatud. Kuule. Hakkame nüüd. Ütle sina. Ja täname siis meie kalleid Väntoreli-mängijaid. Markku Karvonen Soomest, palun tule siia. Please come here. Meie staažikas Väntori-mängija, please. Siin on siis iga ühele riidepuu oma nende esinemisriiete hoidmiseks ja karlik, ühesõnaga küüslauk, ilma milleta ei saa praegusel ajal. Head tervist! Good health to you! Karl-Heinz Teidel. Karl-Heinz, please come here. Compensation for the Kasali. Please. Good health. Hans-Günther Hoppe. Hans-Günther, please come here. Compensation for the Kasali. You too. Smart group. Yes. Yes. For you. Adelbert Brossard. Please, Adelbert. Where is Adelbert? Thank you very much. Being here and give our so much joy. Good health to you. Thank you. Same to you. Karl Kuuri. Aitäh publikule, kes kaasa elab ja plaksutab. Jüri Ago, Georg, palun. Georgile tere tulemast meie ridadesse. Üks aplaus veel. Meie mees laval. Tartu publikum fantastiline. Peaaegu nagu Nõmmel juba. Sari, please, Sari. Risto Laitala. Come again. Come again. Ja mis meil on jäänud Monika Steidel. Thank you. Thank you for coming and being here and give us joy. Thank you very much. Come again. Joonas. Joonas Tästar, Tartu Väntoreli laulja.
aga Andres Amaru. Andres on Tartu Väntoreli kontrabassimängija, aga kuna kontrabassimängijal on käed-jalad suvel ajal tööd täis, siis tema juba eile sõitis ära Tallinnasse. Teda ei ole. Et anname edasi selle tänukirja. Siis MTÜ Tartu Ratsakooli esindaja Lembit Kalev. Ka Ratsakoolil on palju tegemist ja kuna inimesed on täna võistlustel, siis anname jälle edasi. Ja veel üks väga armas ja kõva suur toetaja on siis Egle Kalev Tartu Ratsakoolist, et ka teda ei ole, on võistlustel, anname edasi. Aitäh kõigile ja suured aplausid teeme ka Ingrid Kalevile, kes on siis Tartu Väntorelist ning selle ürituse korraldaja. Nii et aitäh sulle, et sa oled meie päeva lõbusalt teinud 3 päeva. Ja tänusõnad on vastastikused. Meelis Kalev. Aitäh, et oled olemas. Aitäh, et oled nii palju meid aidanud. Sulle ka head tervist ja ole ikka sama tubli ja meiega koos. Aitäh. Palun suur aplaus. Ja suured tänud meie väga toredale ja vahvale publikule, kes hoolimata praegusest keerulisest ajast on meid igal kontserdil külastanud ja kaasa elanud. Nii et suur tänu teile, head tervist ja teeme kõik koos üksteisele aplaus. Hästi kõva aplaus. Aitäh teile. Meie lõpukontsert on sellega läbi. Nägemist! Send me one picture. Stand there and I also will come there. Yeah, but can you send me some picture? Here, this my Let's go picture. There. Do a photo. Huh? Let's go there and do a photo. I am a member of picture, you make picture of him and you send it to this. I will try. Okay.
tomorrow evening. And you will send. Okay. Nii, palun Kalju, lugege nüüd oma luuletus. Kevadisel koroonakriisi ajal ma ei puhanud. Ma kirjutasin mõned värsid ka selle puhul ja koroonale pühendatud värss kõlas järgmiselt. Salapärase viiruse hämmastav jõud pöörata pahupidi kogu maailma. Jätta varju rakettide rajal, luua hääletu vaikus. Aitäh, aitäh. Me täname kõiki kuulajaid ja vaatajaid ja need 3 päeva kontserdid filmis Vanemuise seltsi kinooperaator Vello Hallik. Me oleme seda tööd teinud juba 10 aastat. Ma soovin kõikidele vaatajatele, kuulajatele tervist ja palju edu. Väga hea. Ma tegin 3 päeva võtsin filmi, et kui sa tahad need. Ei, see on kõik algusest peale võtsin peale, see mahub ühe plaadi peale, kui aru saab. Et anna oma andmed, ma saan. Marit, lähke drauf. You will send your address and I... Ja, oli küll jah, ma ei ole viitsis. Aha. Ei ole mikään adress, mutta kun laittaa Googleen Positiiver Marcel, niin siellä on... Ma küsin, ega ma ise aru ei saa, aga... Kertoo, mitä se on. Tämä on. Jah, see. Joo. Italialaiset. Ajab sinna.
Nyt vaata siinä.